Kui kogu maailma tähelepanu oli suunatud Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumisele Pekingis, otsustas ka Vene diktaator endale tähelepanu tõmmata, kuid kahjuks verisel viisil. Venemaa korraldas sel ööl kogu sõjaaja suurima õhurünnaku. Üle 1,5 drooni ja rohkem kui 100 raketti tabasid Ukrainat vaid ühe ööpäeva jooksul. Jälgimisteenused hoiatavad, et see ei ole veel massiivse rünnaku lõpp Ukraina linnade vastu, sest mõned raketid on juba laaditud stardiseadmetesse ja pole veel välja lastud. Ja praegu koristavad Ukraina päästjad rususid täielikult hävitatud elumajadest, mida Venemaa ründas. Kahjuks on hukkunuid, haavatuid ja kadunuks jäänuid. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on juba teatanud Venemaa vastu suunatud vastulöögist selle rünnaku eest. Ja seetõttu kõik üksikasjad, Vladimir Putini verise rünnaku üksikasju Ukraina vastu käsitleme selles saates. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like, kirjutage oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Pitši News. Selle link on selle video kirjelduses. Ametlikult on teatatud, et viimase ööpäeva jooksul 13 mai hommikul kella 8 kuni 14 mai hommikul kella 8 lasi Venemaa välja üle 1600 drooni ja raketi. Et aru saada, eelmine rekord püstitati märtsis 2026, siis lasi Venemaa ööpäeva jooksul välja 948 drooni. Nüüd on see 1600, täpsemalt isegi 1650 ja natuke peale. See tähendab, et kasv on peaaegu kahekordne. Ja see ei ole juhus. See on selle sama vaherahu tagajärg, mille Trump Ukrainale 9. maiks peale surus. Ja see on ka diktaator Putini teadlik valik, et tõmmata endale tähelepanu ajal, kui kõik räägivad Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumisest Pekingis, kuhu teda muidugi ei kutsutud. Ööpäeva jooksul korraldas Venemaa 2 rünnakulaine. Esimene laine oli 13 mai päeval umbes 750 drooni. Rünnak oli peamiselt suunatud lääne piirkondadele ja raudtee infrastruktuurile. Ja siis Venemaa ründas just Ukraina raudteed ning gaasi ja naftarajatisi. Ukraina. Teine laine tuli juba ööl vastu 13 ja 14 maid. 675 drooni, 56 raketti. Peamine sihtmärk oli Ukraina pealinn Kiiev. Veelgi enam, pärast Venemaa-meelse Ungari peaministri Viktor Orbani võimult lahkumist tabas venelaste päevane rünnak esimest korda kogu sõja jooksul Užgorodit. Linn asub Ungari piiri ääres ja Budapest kutsus Vene suursaadiku seletusi andma. Muide, kas see juhtus esimest korda pärast sõja algust? Nüüd öise rünnaku üksikasjad Kiievis. Ukraina õhujõud teatavad, et õhutõrje tulistas alla või neutraliseeris 652 drooni 675 ja 41 raketi 56%. Protsenti näib, et 90%, 93% alla tulistamist protsenti. See on hea näitaja. Aga ülejäänud 7% 1600 raketist ja droonist tähendab üle 100 tegeliku tabamuse. Ja see on see, mida need maa peal tähendavad. Tarnõtskõi rajoon Kiievis osaliselt varises kokku 9 korrusega elumaja trepikoda. Fotodel ja videotelt on näha betooni ja armatuuri hunnikuid seal, kus varem olid korterid. Politsei ja Kiievi linnapea Klõtško andmetel on hukkunuid 5 ja kogu Kiievis on vigastatuid 44. 11 inimest toodi rusude alt välja. Vigastatute seas oli elusana ka 1-kuune laps. Keskpäevaks teatas riiklik hädaolukordade teenistus, et vähemalt 20 inimest on endiselt kadunud pärast majavaringut Kiievi Tarnõtskõi rajoonis. Paralleelselt toimusid löögid energeetikasektorile, TTEK. See on Ukraina suurim eraenergeetikafirma, et Kiievis on kahjustatud transformaator alajaam ja kõrgepingeliin. Veega varustamine on häiritud.
Pealinna idapoolset osa ja Krementšuvit Poltava oblastis tabas samuti löök tööstuslikule energeetikale. 1000 abonendid jäid ilma gaasita. Ja siin Kiievi kohta tahan ma märkida, et venelasi ei saa taas kord usaldada. Need on metsistunud, pesemata, lihtsalt jälgid olendid. Ma selgitan, miks ma sellest nii kriitiliselt räägin. Mäletate, kuidas venelased karjusid, et kui 9. mail Punasele väljakule midagi lendab, siis nad ründavad Kiievit. Punasele väljakule ei lennanud midagi, kuid venelased ründasid Kiievit ja seda üsna massiivselt. Ja ilmselgelt kasutasid nad seda vaherahu ära selle rünnaku ettevalmistamiseks. Seepärast ei maksa üldse tõsiselt võtta kõike seda, mida need Moskva soodest karjuvad. Kordan veel kord, need on metsistunud, pesemata venelased, keda ei tohi üldse uskuda. Ja teie venelased, kes vaatate minu saateid, kadugu siit minema. Te olete lihtsalt tolm, prügi, millel pole tsiviliseeritud maailmas kohta. Liigume edasi. Löögid tabasid ka Harkivit. Harkivi oblasti sõjaväe administratsiooni juht Sinegubov rääkis, et rünnati Ševtšenkivski, Saltivski ja teisi linnapiirkondi. Kokku sai vigastada 14 inimest, 2 neist on raskes seisundis, kõigil on diagnoositud plahvatusest tingitud vigastused. Odessa oblast, löök sadamataristule Tšornomorskis, 2 haavatut. Tšornomorsk on üks peamisi teraviljasadamaid, mille kaudu Ukraina ekspordib teravilja Aafrikasse ja Aasiasse. Ja nüüd löök selle pihta on löök maailma toiduturule ja Venemaa valis selle sihtmärgi mitte niisama. See on kättemaks selle eest, et paljastati tema kaubandus varastatud Ukraina teraviljaga, mida leiti Türgis ja Iisraelis. President Zelenski kommenteeris rünnakut sõnadega, mida on oluline sõna-sõnalt tsiteerida. See pole kindlasti nende tegu, kes arvavad, et sõda hakkab lõppema. Oluline on, et partnerid ei vaikiks selle rünnaku üle. Purel programm on vajalik selleks, et Ukraina saaks end selliste ballistiliste rünnakute eest kaitsta. Ja samuti on kõigi huvides, kes püüdlevad rahu poole, vaja jätkata surve avaldamist Venemaale. Siin on venelaste taktika täiesti arusaadav. Droonid lendasid lainetena üle 30 tunni. Tavaliselt lastakse raketid öösel välja, kui inimesed magavad, et põhjustada maksimaalset hävingut ja ärevust. Eesmärk on kurnata Ukraina õhutõrjet ja samal ajal avaldada tsiviilelanikele maksimaalset psühholoogilist survet. Aga peamine küsimus, miks just praegu? Enne 9. mail kuulutas Venemaa välja niinimetatud 3-päevase vaherahu ja palus Ukrainal mitte rünnata Punast väljakut. Ukraina andis need garantiid ja lõpuks fikseeris Venemaa poolelt 100 relvarahu rikkumisi. Kuid kibedaks tõeks on see, et paus võimaldas Venemaal koguda droone ja rakette. Kui Ukraina pakkus relvarahu pikendamist, valmistus Venemaa massiivseks rünnakuks ja alustas seda kohe pärast niinimetatud vaherahu lõppu. Ehk siis samal ajal, kui Zelenski rääkis, et tuleb seda vaherahu pikendada, istus Putin ja arvestas mitu raketti ja drooni ta saab Ukrainasse saata kohe, kui see vaherahu lõpeb. Et mõista ulatust, ainult aprillis, terve kuu jooksul saatis Venemaa üle 8000 drooni. See oli kogu sõja kõrgeim kuine näitaja. Ja samal ajal Sõjauuringute Instituudi andmetel on Vene väed viimase 4 nädala jooksul kaotanud 70 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumist. See tähendab, et maapinnal, rindel, neil on tagasilöök, nad kaotavad positsioone, aga õhust on rekord. Venemaa ei suuda rindel võita ja võtab sihikule tsiviilinfrastruktuuri. Ja kui aprillis oli terve kuu jooksul 8000 drooni, siis mais oli ainult viimase ööpäevaga üle 1500, 1500. Samal ajal toimus viimase ööpäeva jooksul rindel 187 lahingu kokkupõrget. Umbes 50 rünnakut Ukraina relvajõudude positsioonidele Pokrovski ja Huljapoli suunal. Venemaa pommitab õhust ja surub samal ajal maapinnal. Ja siin on Zelenski täiesti õigus. See ei ole nende tegevus, kes tahavad rahu. Ja lõpetuseks lisan tsitaadi Zelenskilt. Oluline on, et sanktsioonid tuleksid kogu maailmast Venemaa vastu. Venemaa vastutus sõja eest ja meie sanktsioonisurve peavad töötama 100%. Ja veel on väga oluline, et maailm ei vaikiks selle terrori ees ja oleks Ukraina kõrval. Ja siin, sõbrad, tahan ma rõhutada üht olulist asja. Kõik minu videod tõlgitakse rohkem kui 20 keelde üle kogu maailma.
Te võite minna selle YouTube'i kanali avalehele ja näha, et uudised Ukraina kohta ja sellest, mida Venemaa Ukraina vastu teeb, tõlgitakse tohutusse hulka keeltesse. Maailma publik saab näha absoluutselt kõike, mis toimub. Seetõttu tahan ma paluda teil seda YouTube'i kanalit rahaliselt toetada. Igasuguse annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu saate aidata. Olen tänulik igasuguse toetuse eest ja muidugi kindlasti tellige see YouTube'i kanal. Pange like ja kirjutage oma kommentaarid. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.